Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel, Issand, olgu teiega. Jumal on meie häid kavatsusi ja töid õnnistanud ja lubanud meil täna siia koguneda, et mälestada austusega meie esivanemaid ja avada kenotaav tänaste kaasikute esiisale ehk siis vaimulikus keeles kaasikute suguvõsa patriarhile Aleksander Kaasikule, kelle sünnist homme möödub siis 142 aastat. Me peame seda talitust, et tänada Jumalat kõigi heade andide eest, millega ta on meid õnnistanud, tänada teda meie vanemate eest, kuulata tema sõna ja paluda temalt jätkuvat õnnistust meie päevadesse ja meie järeltulevatele põlvedele. Psalmist on öelnud: sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise ja kõik mu teed on sulle tuttavad. Sõna ei ole veel mu keelel, kuid ennäe, sina, Issand, tead selle kõik ära. Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. See tundmine on minule imeline. See on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal. Kui ma võtaksin koidutiivad ja asuksin elama Viimse mere äärde, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni. Ja kui ma ütleksin, katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu ööks, siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev. Pimedus oleks otse kui valgus. Su silmad nägid mind juba eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud. Ehk küll üks ainustki neist ei olnud olemas. Ent kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne mu mõtted. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Me jääme palvesse. Püha Jumal, meie looja, kõige hea andja ja ülalpidaja. Kõik, mis meil on ja mida saavutame, tuleb õnnistusena sinu käest. Õpeta meid märkama sinu heategusid ja ava meie südamed tänama. Aita meil sinu ande arukalt kasutada. Seda palume meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Aamen. Ja ma palun nüüd, Meelis, ütle tehk mõned sõnad. Head ja kallid sugulased, Aleksander Kaasik, meie ühine esiisa, sündis 1871. aastal 21. märtsil vana kalendri järgi, 3. aprillil uue kalendri järgi. Kõriska külas Valjala kihelkonnas Saaremaal, talupoja põllutöölise perekonnas. Juba noores eas meeldis talle muusika ning karjapoisi põlves ei valmistanud ta endale mitte ainult vilepilli, vaid lausa viiuli. Noore mehena
kutseealisena pääses ta pere ainukese pojana Vene kroonu minekust ja läks sepapoisiks Salmekülla. Sajandi lõpuaastatel siirdus ta mandrile, pealinna Tallinna ja asus tööle nüüd juba välja õppinud sepana valumeistrina tehases. On ka teada, et ta oli usu ning kirjamees ning temast jäid maha haridus- ja religiooniteemalised kirjutised. Aleksander abiellus Juliaga 1900. aastal. Julia jõudis talle sünnitada 4 poega. 1901. aastal Ferdinandi, 1903. aastal Erichi, kes puhkab siin ja kelle sünnist möödus tänavu 27. veebruaril 110 aastat. 3. poeg Friedrich ja 4. Aleksander. Pojal Ferdinandil oli tütar. Tütar põgenes teismelise eas 1944. aastal Rootsi koos teiste tolleaegsete põgenikega ja kahjuks ei ole temast ega tema järglastest meil midagi teada. Erichil on teadaolevalt praegu 18 elus olevat järeltulijat. Friedrichil 42 ja Aleksandril 3. Aleksander on maetud tegelikult ka siia kalmistule, aga eespool olevale Pühavaimu vana maa-alale. Kus täpselt haud asub, oleme kahjuks suutnud päris kindlalt tuvastada. Kui veel tänasesse päeva korraks hüpata ja statistikat pikendada, siis tänavu 12. märtsil sündis kirjade järgi Aleksandril 75. järglane ehk Ivar sai vanaisaks. See plaat siin on kujundatud ja paigutatud justkui päriselt siia mitte kuuluvalt ja seda taotluslikult. Sünni- ja surmadaatumid on vana kalendri järgi, nii nagu nad olid ilmselt kirjas Aleksandri tegelikult matmiskohal. Ja plaat on kujundatud tema abikaasa Julia hauakivi sarnaselt metsakalmistul. See peaks looma kujundliku sideme Aleksandri tegeliku matmiskoha, siis Julia, tema abikaasa haua ja siinse kenotaafi asukohaga. Enne Jutta ja Marja, palun avage vanaisa kenotaafi. Süütame küünlakesed saab olema. Armsad sugulased ja hõimlased, teie lapsepõlves on Jumal teie vanemate palveid kuulnud ja ta on oma ustavusest teid saatnud tänase päevani. Te olete armastust kogenud ja armastust ise jaganud. Jumal ei ole teid raskustest säästnud ja nii mõnigi teie hulgast on tundnud palju muret. Vahel paneb see inimesi Jumalas kahtlema ja usk jaheneb. Kuid just rasketel hetkedel võib tunda ka Jumala erilist lähedust. Täna vaatate te tagasi oma käidud teele, mille alusmüüri rajasid eelnenud põlved. Andku Jumal teile
selles tänumeelt ja kinnitagu teile oma ustavust. Issand ütleb, ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt. Lootes Jumala sõnas antud tõotusele palvetagem. Jumal, meie Issand, sa oled meid siiamaani armuga saatnud. Sa oled meid kaitsnud ja varjanud kurja eest, tugevdanud ja aidanud kõige hea tarvis. Me täname armastuse ja helduse eest, mida oleme sinult vastu võtnud, ja halastuse eest, millega sa oled meile ikka uuesti andestanud. Anna meile oma püha vaimu, et ta meid veel tugevamini liidaks suguvõsa keskel ja osaduses sinuga. Sina andsid kord Moosesele üle õpetussõnad. Sa pead oma isa ja ema austama. Anna siis oma õnnistus sellele kenotaafile tänus ja austuses meie poolt. Jää meie juurde kuni meie elupäevade lõpuni ja võta oma armu osaliseks meie järglased. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanda pärast. Ja me palvetame koos, nagu meie Issand meid on õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nõnda kui meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku paista oma pale meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.